Tere! Minu nimi on Siret Lahemaa ja näitan, kuidas Google Classroomis kommenteerida ja hinnata fotona esitatud tööd. Nii olen oma õpilastele andnud ülesande pildistada kevadet ja see mulle ära saata. Ja õpilane Juku on seda kindlasti juba ära teinud. Lähen töid hindama. Võtan lahti Grades, näen, foto tere kevad ja tõepoolest Jukule on töö esitatud. Võtan Juku töö lahti. Nii, ja ilusti foto minu ees. Kuidas siin kommentaare lisada? Kõik on väga lihtne. Tuleb lihtsalt ära märkida alafotol ja siia kõrval avaneb kommentaari kast, kuhu saab oma teksti kirjutada. Kastid võivad olla suuremad ja väiksemad, need võivad üksteist katta. Ja kui teil on näiteks, nii, panen siit üle katva ka. Korrel on selle seene nimi. Ja kui teil on näiteks juba eelsalvestatud kommentaare, siis te saate neid ka väga mugavalt üles leida ja lisada. Selleks peab siia kommentaari algusesse lisada hashtag ja kohe on valik teie kommentaaridest teil ees. Nii, väga tubli töö. Lisakommentaare saab, selliseid eelsalvestatud kommentaare saab siit selle nupu alt lisada. Nii, 4 kommentaari pildil, panen ära punktid või hinded või jätame hindamata, nii nagu teil kokkulepe on. Ja annan märku ka, et töö on ilusti mulle kätte jõudnud. Ja saadan selle Jukule tagasi koos oma kommentaaridega. Tegelikult oleks võinud ma siia veel lisada kommentaarid, et Juku teaks vaadata, et ma tõepoolest olen mingid kommentaarid lisanud. Nii, nüüd ma lähen Juku klassiruumi, võtan siit Classwork ja vaatan oma töid, view work. Klõpsan selle peal, näen, tere kevade alla on õpetaja lisanud 2 kommentaari ja lisanud ka üksiti juttu, et ta pani pildi peale kommentaarid. No, võtan pildi lahti. Nii. Ja mitte ühtegi kommentaari ei paista, et kuidas Juku näeks kommentaare. Juku peab selleks avama pildi uues aknas ja seda saab teha siit ülevalt paremast nurgast nende 3 täpi alt ja vajutades siin Open in New Window, siis avaneb pilt kõrvalaknas ja kohe on näha ka kommentaarid. Et oleks näha, mis kommentaar on millele, siis selle kommentaari peale klõpsates tuuakse selle kommentaari osa või ala natukene heledamalt välja. Nii, kui te vaatate ka need, mis on nagu topelt, need alati väga hästi välja ei paista, et siin ongi natuke arusaamatu, et kumb see kurrel on, see ülemine kast või alumine kast. Aga muidu paistavad hästi välja. Et kahjuks jah, niisama Juku ei näegi neid kommentaare, et igal juhul tuleb meelde tuletada õpilastele, et avage pilt kõrvalaknas.